Ma räägin teile oma teisest teosest, mille võtsin kaasa ka, et piiluda ja sellest inspiratsiooni ammutada. Ta on värviline ja kaasakiskuv ja spiraali meenutav ring. Spiraal on oluline mõjutaja olnud läbi mu loomingu ja selleni jõudsin tehnoartistide soovitusel. On vahvaid grupeeringuid siin ja seal Prantsusmaal näiteks, kust ka valitud lood. Ja Hollandis ja nad õpetavad, et spiraal on see, kuidas mõistus liigub, kuidas kunst liigub, kuidas maailm liigub. Spiraalide tegemine on oluline mulle. Aga see ei ole ainus. On iga päev, olen oma igapäeva sisustanud madude pidamisega ja kasside ja maalimise ja muusika mängimise ja tantsudega. Ja ma kajastan seda ka oma loomingus. Näiteks mõnel päeval on teos 3 päeva. Ja see iseloomustab, kuidas ühel päeval on terve päev nii produktiivne, teisel päeval on võib-olla õhtupoolikul toimunud midagi märkimisväärset. Ja mõni päev on 24 tundi pikk või rohkem. Ja kogu väline virvarr, mis sinna vahele pressib. Seesama ring ja spiraal meenutab mulle intervalli, mis käib kaasas ööpäeva vahetumisega või nädal, tsükkel, kuu, aasta, sõpradega kohtumine. Sõbrad on olulised mõjutajad. Tuleb hästi valida, keda lasta ennast mõjutama. Maod tükivad mu piltidele, kassid ka, aga ma olen istutanud maokestlasid töödesse ja sulgi nende ohvritelt. Ja see veider maailm, mis mu ümber on üsna intensiivselt jõudnud ka lõuenditele. Ma ei tea, millal peatuda. Nii hea oleks, kui keegi annaks mõista, et nüüd on kõik ise otsustada ja vastutada selle eest. See on väljakutse. Aga põnev. Minu eesmärk on selle spiraali ideed kanda iseendas, kontrollida oma emotsioone ja tahtmisi, et ei oleks ei otsa ega äärt ja algust ei lõppu. Mida enam ma süvenen, seda rohkem fantaasia hakkab looma kujundeid. On abstrakti võlu. Otsustada ise, mis on see, mida sa näha tahad. Või ei taha ja siis seda kõva häälega kuulutada. Või hoida endale, aga jagatud rõõm või mure. Armastan erksaid värve. Huvitav, kas ma jõuan ka sellise tagasihoidliku minimalismini, kus ma tean täpselt, et üks kriips on piisav. Vahel ei oskagi midagi teha, aga siis tuleb tehno appi. Ta hoiab mõtte kiire ja fokusseerunud. Ja need värvid, need on intensiivsed. Vaatan pilti, vaatan aknast välja. Emotsioon on täiesti teine. Aga väga äärmuslikud mõlemad ja ma ei loobuks kummastki.